tänu ja kiitus sulle. Isa, täname sind selle eest, et meie saame sind tänada ja kiita. Ja meie mina ei taha, et me oleksime illusioonides, et me nagu elame mingis illusioonis, nagu need, nagu öeldakse, nagu väiksed niisugused haprad või väga ära hellitatud jumala lapsed. Oi, näe, nüüd tuli nii tugev tuul täna hommikul mulle palge peale. See vist küll ei ole jumalast. Nii et tegelikult ma tahan sulle öelda, et sa peaksid meeles seda. Kui saatan on jumala vastu, siis ta on sinu vastu ka. Sa ei saa eeldada, et kui sa oled jumala laps, et sul ei tule ühtegi vastu tuult. Seda pole võimalik. Sest ta võitleb alati elu vastu ja ei ole nii, et oi, miks küll mulle see juhtus, hakkame nüüd otsima põhjusi, ära otsi kuskilt põhjust. Tea, kelle perekonda sa kuulud ja tea, kes on su vastane. Ja ma kinnitan seda sama oma sõnumit jumala sõnaga. Ja see on 83 ja 4. Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu. Kas see ei ole meist räägitud? Võta lahti, 83 laul ja 4. Ahah, okei. Ta on elektrooniline nii kiire. Ja. 83 ja võime esimesest hakata lugema või sellest teisest, Asafati laul ja lugu. Jumal, ära ole vait. Ära vaiki, ära jää vagusi, mu Jumal, sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti. Sinu rahva vastu, kes sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu. Kas sa saad aru, et ta teeb seda päriselt ka? Sa ei saa omale silma ette manada illusiooni, et tähendab, see on nüüd tõestus sellest, et ma olen nüüd hästi Jumala poolt hoitud, kui mitte midagi nagu vastu tuult ei tule ühtegi rünnakut. Ma ütlen, midagi on väga valesti, kui ütleme, saatan on su täiesti rahule jätnud. Tähendab, sa oled kuskil porilaiku jäänud kinni. Nii et ma ütlen, et ma julgustan sind täna, sa oled õigel teel. Eks sa kiidad Jumalat, siis tulevad taevaväed kohale ja kui me palvetame siin palvekoosolekute ajal, siis on Jumala tõesti tegev ja olev ja reaalne meie keskel. Ja sellepärast tahakski kohe ikka tsiteerida seda sama meie head deklaratsiooni, mida me ikka ütleme, vaata, see siin on minu piibel, see on minu elusõna, see on minu elujõud, see on minu tugevus, see on minu tagatis, kes saab olla minu vastu, kui Jumal on minu poolt. Aga vahel ma ei tea, mis siin kirjas on. Mul ei ole nagu ilmutust, ma nagu tahaks lahmida siit ja sealt. Võta ja lihtsalt söö ja see sõna peaks sind elustama. No ei ole võimalik, et ta ühte last elustab ja teist suretab. No see lihtsalt ei ole võimalik. Nii, vahel me tahame lugeda, ma olen aru saanud, mina olen seda teinud. Üks aeg elus ma ikkagi panin endale programmi ja mina olen programmitädi ka, kui vaja on. Ja siis mina lugesin ikka palju kohe. Ja pärast hakkasin mõtlema, kas mul midagi meelde ka jäi. Ma kappasin läbi mõni üksik asi, võib-olla mingi mõte, siis pärast ma pean selle uuesti nagu sinna kohta tagasi minema, kui mingi sõna hakkas vaata niimoodi nagu sees elisema või elama. Ja nüüd ma mõtlesin, ma parem loen niimoodi tõesti nii nagu Hebrea, ei ma ei oska täpselt öelda, mis kiri see oli, ta ütleb, tean küll, Jesaja 11, Hebrea keeles ma ühte tõlget, seal ta ütleb, et see Jumal on andnud oma vaimu, eks ole, jõuvaim, väevaim, julguse vaim, see. Ja ta ütleb, et ja Hebrea keeles on ilusti öeldud ja see ei ole mitte vaid sellel vaimul on lõhn. Tal on lõhn, tal on eksisteerimise lõhn. Nii et ma ei tea, mil moel me seda lõhna kogeme, aga Jumala vaimul vaata eesti keeles on need tõlked, keegi pidi hakkama nüüd eesti keeles uut tõlget tegema, ma kuulsin sellest ühes saates, aga täna tahaks deklareerida, nii nagu sõna ütleb. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti
Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja minu tänase jutluse pealkiri on, kas Jumala järel kõndimine on meeletus? Kas ei ole intrigeeriv? On ju? Aga mis ma siin välja koon? Tegelikult ma võin teile öelda, ma ei anna sulle valmis retsepti kohe, kindlasti mitte. Aga see, mida ma sulle annan, ma arvan, et ma täna lähen sinu vaimulikule aiamaale ja ma natuke teen seal kevadkaevamist. Ma lähen natukene ja võtan kõbla kätte ja võtan labida kätte ja natuke lammutan ja eks sa pead ikka need peenrad ise tegema ja need kujundama ikka ise. Aga mina tahan täna tõesti minna natuke lammutama. Nii, ma küsin sinu käest, kas sina oled valmis kuuletuma püha vaimule, kui ta sind kõnetab? No nii üldine küsimus, hästi üldine küsimus. Kas sa oled valmis? Joo, muidugi. Ja, aga teate, ma ütlen, mina tean seda, et vahel on ka niisuguseid hetki, ma olen kuulnud, inimesed ütlevad, aga ma ei tea, mida Jumal laseb mul teha. Äkki ta käsib mul sellest ja sellest loobuda hoopis see ja see sada loobus. Ai, ma parem ei ütle talle. Ja vaata, see ongi see. Seda nimetatakse usaldamatuseks. Sa tähendab, ei tunne oma Jumalat niivõrd, et kui Jumal ütleb, tule minu järel, siis sa hakkad kaaluma, mõtlema, mis see Jumal võib sulle korraldada. Tead, ma mõtlen, kui sellel päeval, kui Issand kutsus mind pastori teenistusse, kui ma vaid oleksin teadnud, mis endaga kaasa toob, siis ma ei usu, et ma oleksin selle vastu võtnud, ütlen ausalt. Aga kuna ma ei teadnud, mis see kaasa toob, vaid lihtsalt olin sõna kuulenik, ma usun, et sinul on samamoodi, kui sa asusid teenistusse, kui sa vaid oleksid teadnud, need päevad ei ole üldse kõik kerged ja nagu öeldakse, siidilipsud meil igal pool peas ja me oleme nii, no me olemegi tegelikult loodud kardetavaks imeks, aga tead, kelle jaoks? Me tihti tahame olla kardetavad imed, et inimesed vaatavad, me oleme kardetavad imed. Nemad näevad, et me oleme nii erilised, me oleme nii vaimustavad, me oleme võimsad. Aga tegelikult me oleme kardetavad imed saatana jaoks. Tema peaks meid kartma ja meie värisema. Mina täitsa usun seda, et meie pundi eest ta küll väriseb. Sest kui me tõrred ikka lahti teeme ja Jumala ees palvetame, oi, mis sa kõva häält teed ära lõuga, tead, mul käib nii seest läbi. Kullakene, sa pead harjutama siis seda kõva häält, sest tead taevas, seal on, kui Jumal ikka kärgatab ja nii nagu ta on varem piiblis öelnud, ta kärgatab, siis kõik ütlevad, ära karda, tuleb ingel ja lohutab sind veel. Nii et ma ei arvagi, et me peame alati röökima. See ei ole eesmärk iseenesest alati olla valjuhäälne, aga seda võib juhtuda. Et kuskilt tuleb midagi nii võimsalt, et keegi ütleb sulle ära karda ja see tõesti ehmatab sind see. Niisiis, enamus, nagu ma ütlesin, aga tegelikkus on ju see, et me omame ju mingeid kogemusi Jumalaga koos käies, me oleme kõndinud Jumalaga koos, võime ju öelda, eks ole ju. Mõni siin 35 aastat, mõni 30 aastat, mõni natuke vähem, nii et tegelikult me oleme kõndinud küll. Ja nüüd ma toon siia võrdpildi. Mis kogemusi omasid eelnevalt, kui nad hakkasid Jumala järgi käima Abraham, Mooses, Eelia, Gideon, Joosep, ma usun, sa võid teisigi panna siia poisse. Mis teadmisi nad eelnevalt omasid? Ma võtan just need Vana Testamendi tegelased. Mis teadmisi nad, kas teil oli ennem olnud mingi eelteadmine Jumal? No Abraham, mis eelteadmine tal oli? Ütelge. Eks Jumal tuli, laratas sisse ja ütles, kullakene, mine nüüd tead 1000 kilomeetrit siit oma kodust, et Kaldeuurist, mine nüüd sinna teisele maale. Vaata seal, aga kuna, vaata, ma võin öelda, et Jumal oli juut, eks ole ju, tegelikult ta on kõikide rahvaste, kõik rahvad on tema loodud, aga ta tundis juudi südant ja mida ta ütles Abrahamile, laps tahad saada? Teine oli 95 aastat, laps tahad saada? No ma olen ikka häbiks tead siin oma naisega teiste hulgast, et ikka ta meil sel ajal ikka kultuuris oli see, et ikka laps on ikka see, näitab ikka õnnistust, eks ole. No täitsa pole, mida pole, seda pole, aga Jumal ju ütles talle, kui ta kõnetas teda. Sa saad lapse, mine sinna teisele maale. Mõtle, mismoodi ta ütleb, Jumal, aga äkki teeks siin samas selle paiga peal ära, siin selles kohas praegu, selle õnnistamise ära. Jumal ütleb, ei tule välja, minu plaan on teine.
oi, sa oled nii võimas, Jumal, kuidas sa siin ei saa siis? Jumal ütleb, ma lihtsalt ei tee. Ja sina ei saa sellega kuidagi tingida. Täpselt samamoodi, nagu ei saanud mina ja Jumal ei hakanud tingima minuga, aga mulle mingil moel tõestama, kui ema ära suri, ma olin 16-aastane ja ma olin midagi, mul tegelikult oli mingi eelaimdus Jumalast. Ma ei olnud sama tühja koha peal nagu need poisid seal Vanas Testamendis. Minu vanaema rääkis Jumalast ja vanaisa ja vanaema ikka ütles, et lapsed palvetage, et Jumal kuuleb laste palveid. Ja kui ema ära suri, ma olin 16, siis tegelikult, mis ma ütlesin Jumalale? Kus? Ja teate, mis alusel ma seda ütlesin? Ma ütlesin selle puhtalt, inimlikust, arusaamisest Jumala suhtes ja enda suhtes. Vaevalt, et ma Jumala suhtumisest aru sain. Ma sain enda suhtumisest aru. Noh, kus on siis see hea Jumal? No kus kohast ta on? Võttis nüüd isa nagu nii jättis meid maha. Nüüd ema ka suri ära, eks ole, vanaisa, need on ju nii vanad üle 70, kauaks neidki enam on. Ja kujutate, sa oled 16, teine õde oli 10, kui ema suri ära 40-aastaselt. Ja siis ma ütlesin Jumalale, kus on see hea Jumal? A teate? Jumal oli kogu aeg olemas ja Jumal oli ustav ka siis, kui mina aukusin ta vastu. Ta ütleb, et ta hoiab vaes lapsi ja lesknaisi. Ja ta pidas oma sõna. Mis sest, et mina haukusin ta kallal. Tead, Jumal on nii Jumal. Ta teab. No ma ei usu, et ta pani selle mulle süüks. Vaid ta teab, mis ma tundsin. Tead, ta ei põe selle pärast. Tead, meie inimestel, nüüd tee nii ruttu, muidu ta läheb Jumalast eemale, mida me kõik mõtleme. Jumal 23 aastat. Ma mõtlesin, et küll tal on ikka kannatlikkust. 23 aastat üks tüdruk kriuksub Jumala vastu. Ega mõtted ei kriuksunud. Tead, kui huvitav on see, et oma sees minu mõtted olid väga Jumalat otsivad ja väga Jumala poolt. Sest ma ütlesin, jah, minul juhtus küll see, eks ole, et nagu ema suri nii noorelt, aga ma näen, kuidas vanaisa elus Jumal toimis. Eelmine õhtu täiesti haige, et ma viin talle veeklaasi. Järgmine päev, ma ei ole enam haige. No keegi koputas, tahtis vanaisa juurde tulla. Ei, lase ta tuleb sisse, ma ei ole haige. Ma olen sinna tuppa vaatan, ei ole jah. Kõnnib mööda, eelmine õhtu täiesti jõuetud, veeklaasi teen ka voodi ette. No kuidas see on? Ja ma nägin seda kõike. Ja vaata, nüüd ma lähen nende poistega natuke edasi. Ma usun, et ka nendel ei olnud väga suuri kogemusi ja minul ka ei olnud väga suurt kogemust Jumalaga. Võib-olla mingi aimdus oli. Aga teate, meie mõtetes on alati 250 000 mõtet. Ja kõige huvitav see, Jumal kindlasti nüüd mulle kõigile neile vastab, ta ju õudselt tahab kiiresti vastata. Kui tal on vaja, siis ta vastab. Aga ta ei torma sellega tumbes, et oi vaata, ta arvas valesti midagi minu kohta. Inimesed maailmas ütlevad ka, oi kus siis see hea Jumal on, kurjust on nii palju maailmas. Aga teate, kalliks, et ma olen teile valmistanud tee, ma andsin teile oma poja, ma maksin hinna. Sul on võimalus pääseda elava igavesse ellu. Sul on võimalus, miks sa selle kingituse peale sülitad? Ma eelne jutlus ütlesin täpselt sama lause, et ma tean ise, et ma ütlesin. Nii et Jumal kõndis mööda maad ja tegelikult otsib neid, kes tema peale mõtlevad. Ja mina võin küll praegu, ma ei upita ennast väga kõrgele, aga kuidagi, ma ei tea, kus see pärit on, aga ma olen ikka tõesti mõelnud. Kui ma Jumalale ka vastu rääkisin, ma ikkagi mõtlesin ta peale. Ja võib-olla sina mõtled enda kohta. Nii et Abraham, tema jaoks oli oluline saada laps. Kuidas, ma mõtlen seda, kuidas ta oskas Jumalat kuulata? Me tihti tänapäeval räägime seda, Jumal ei kõneta mind, ei teada nii, mis ma pattu küll olen teinud. Aga tegelikult Piibel räägib väga selgelt. Jumal räägib. Jumalal on suu, ta kõnetab, ta annab sulle teada oma tahte. Kui ta ei anna sulle teada, siis ta ei anna sulle teada. Ta andis sulle 20 aastat tagasi võib-olla midagi teada. Ja, aga tegelikult Jumal räägib iga päev, kui me vaid kuulame. Siin on see koht täpselt, et vahel on Jumal vait ka ja ongi. Mitmekümneid aastaid võib vait olla ja siis kõnetab jälle. Ta on Jumal, see on tema käes, see on tema prioriteet. Et ta suhtes, kui ta Gideoniga rääkis Abrahamiga, ta rääkis Moosesega Eelialt,
nüüd, kui sa hakkad mõtlema, kas nemad ennem tegid niisugust asja, võtsid, tegid palve, kuigi ma ei ütle, et ma seda eitan. Paastusid, palvetasid, tegid ööpalveid, tegid näljastreike Jumalale, et Jumal lõpuks neid kuulaks. Kas tegid nii? Oled piiblist, kuulsid piiblist, lugesid piiblist, oli nii kirjas või? Ei teinud. Ja ometi me teame, et Jeesus paastus 40 päeva, läks saatana kiusata. Ja piibel ütleb, paastuge ja palvetage, et sina on sugu. See on piiblis kirjas, seal on täiesti oma koht. Aga me ei saa Jumalat kuidagi enda lõa otsa panna sellega, et vaata, mis ma teen siin. Oi, ma trambin, tantsin, lõugan, mis iganes, olen vait, nutan, tead, kuude viisi nutan, tead, lähen sinna kuskile kloostrisse ja nutan seal 3 kuud järjest. Tead, kui Jumal tahab sind kõnetada, siis ta kõnetab sind seal juba esimesel päeval. Nii nagu ta ütles Danielile, juba esimesel päeval ma kuulsin su palved, aga 21. ma vastasin alles, sest vaata, taeva ja maa vahel käis võitlus. Inglid võitlesid selle sõnumiga, mis alla toodi taevast. Niisiis, nüüd, nii et mina tahtsin sulle selle jutuga nüüd tõestada seda, et me ei pea Jumala ees vingerdama, et Jumal meile mingil moel vastaks. Ta tegelikult räägib, kui ta räägib ja tegelikult ta räägib. Aga vahel on tead üks huvitav asi, millega ma olen viimasel ajal tegelenud ise ja rääkinud ka siin palvekoosolekut, me oleme rääkinud, kuidas kogu aeg saatan valetab meile Jumala sõnast lähtuvalt seda moonutades. Ja kui sa nüüd lähed sinna 1. Moosese raamatu 3. peatükki, siis oli seal üks tegelane. Mis sa tahad öelda, et Eeva ei olnud armastatud või? Ta oli väga armastatud. Kas Jumal ju isiklikult käis nendega iga päev vestlemas? Ma arvan, et teda armastas Jumal ja teda armastas Aadam ka. Kas tema elukoht ei olnud piisavalt luksuslik või? Ma arvan, et paradiisis seal pidi olema puhas, täiuslik, selged veed voolavad. Kõik toiduained on ilma pestitsiidideta täiesti üles kasvatatud. Hakkad ju mõtlema, mis sellel elukeskkonnal viga oli. Aga siis tuleb keegi valetama ja ütlema sulle sellist asja, kui ma nüüd võin oma suu sõnadega natuke ringi tõsta need küsimused, siis tegelikult küsimus jäi selle kohta. Kas tõesti, kallis Eeva, sina nüüd lõpetad kas sina loobud oma mõtetest ja oma soovidest kellegi pärast, kes sind armastab? Saatan tõi talle ju mõtteid vahepeal. Ütles, et ei, sa ei sure, ei sootuks, sa ei sure, sa hoopis sama targaks nagu Jumal. Aga mis see siis oli? Jumal ei hakanud talle lahti seletama. Vaata sealt, hea ja kurja puust ära sa söö. Aga kõikidest teistest puudest sa võid süüa. Ja Jumal ei hakka põhjendama, me tihti inimest ootama. No selgita mulle ära, veena mind, nüüd raputa mind, tee mulle see nii selgeks. Ja tead, see inimene läheb ikka, võtab narkotsi. Kuigi tal on 7 korda, ta on lubanud enda sees, need, kes sõltlased, saad aru, enda sees ta tõotab, ma enam kunagi ei puudu. Järgmine läheb jälle. Nii et tegelikult käib keegi, kes ikka külvab seda sappi ikka meie ellu korralikult. Nüüd sa pead tundma Jumala sõna. Ja tihti ta paneb, kas tõesti oma armastuse pärast sa loobud oma tahtest. Täpselt see oli see, kas räägin ma midagi üle aru või räägin ma midagi sükest, mis on ju. Ta ütles Eevale sirgelt, eks, näe, kas tõesti, ta ütles, et sa ei tohi ühestki puusse. Vaata, kuidas ta moonutab Jumala sõna ja ometi ta räägib Jumala sõnaga koos. Seal on alati Jumala sõna sees. Ja siis ta paneb sinna veel oma vürtsi otsa, paneb kahtlema sind Jumalas. Paneb kahtlema sind Jumala tõotustes. Ja nüüd, kui me läheme nüüd, hakkame natuke Gideoni vaatama, läheme kohtumõistete raamatusse. Kohtumõistete raamatus 6. peatükist. Lihtsalt tahan, et me mõtleksime selle üle, et teate, me oleme täpselt samasugused inimesed nagu nemad siis. Ja ma tahan sulle öelda, ei ole nemad võib-olla paremad, võib-olla elukeskkond oli puhtam nendel kui meil. See on küll parem neil kindlasti. Aga Gideoni tema oli emorlaste maal, vaenlased oli ümberringi. Ja nüüd sa tead seda lugu, see on 6. peatükk, aga mina tahan puudutada seda 14. ennem seda. Ma natuke räägin, ja nüüd ta peksis surutõrres nisu. Surutõrs oli tegelikult viinamarjade
viinamarja mahla, et tambid seal viinamarju ja siis saad mahla, eks ole. Seal pidi olema kivist tehtud, ma sain niimoodi aru, ja siis sa tambid seal otsas ja siis tuleb mahl välja ja kuskil on mingi tehtud auk ka ikka, kus see mahl välja voolab. No kas ta pani siis sinna, ta tegi seda salajas. Sest kõik, mis neil oli, no sa eellugu tead, kõik varast võeti neilt ära. Lihtsalt sirgelt, nagu öeldakse, konfiskeeriti. Kellel natuke tohutu nälja-aeg, kitsasaeg oli käes. Ja nüüd, teate, mida mõtleb Gideon seal, kui ta surutõrres on ja nisu peksab? Ta mõtleb, meie rahva kohta on öeldud võrratuid tõotusi. Kus on need jutud sellest Jumalast, kellest meie esivanemad on rääkinud? Kus on see Jumal? Miks meiega sellised asjad juhtuvad? See mõte ja kujutate, kui sa oled seal nagu ära peidetud, sa surutõrre sees ja äkki kostab hääl sulle. Oi, sa oled tubli mees. Sa ju tegelikult, sa oled peidus. Sa teed nagu selles mõttes, sa teed nagu midagi valesti, eks ole ju. Ja siis keegi hääl tuleb, ta ütleb ingel. Tuli ütles, et Gideon, sa oled tubli poiss. Sa oled igavasti vägev mees. Et mina ütlesin, ta räägib, mis ta kõik tegi, aga siis ta ütleb niimoodi, mina olen issand teie Jumal, ärge kartke emurlaste jumalaid, kelle maal te elate, ma loen 10. salmist praegu. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Issanda ingel tuli ohvresse ning istus tamme alla ja kuulas, et jõudis siis sinna Gideoni, kus ta peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada. Selles mõttes tegi nagu meil nõukaajal, me teame väga palju asju, me ei tohtinud teha, salajas tegideks. Inimesed jõulude ajal panid kardinad ette, et kes jõulusid tähistasid, panid kardinad ette, tõid ikka jõulukuuse tuppa. Aga peitsid seda. Täpselt natuke väga sarnane asi oli. Aga ainuke, kes siis ei tulnud mitte see nõuka politsei ei tulnud ukse taha sellele Gideonile, mis teed siin? Vaid tuli ingel, issanda ingel, siis 12. Ilmutas ennast temale ning ütles talle, issand on sinuga, sina tubli mees. Seal üks tõlge ütleb tugev ka veel. Üks sina tubli, tugev mees. Ja Gideon kukkus, siis ütleme nagu meie tavaliselt, ütleme, Jumal, mina ei tea, mina olen ikka kõige viletsam, minul ei ole jõudu, minul ei ole tarkust, minul ei ole vahendeid, minul ei ole võimalusi, mida iganes. Mu issand. Kui issand on meiega, mis pärast? Ja ta küsibki täpselt, aga ma arvan, et see mõte ei tulnud talle pähe niimoodi, et kui ingel kõletas, siis tuli mõte. Ma arvan, et tal olid see mõte ammu mõeldud juba peas. Eks, tavaliselt, kui sulle esitatakse küsimus, ootamatu, siis sa oled ju, ma ei oska vastata, aga Gideon oli juba midagi mõelnud, aga vaadake, kuidas tema mõtles. Tema mõtted ei olnud, kus saaks abi, kes meid aitaks, ei, ta mõtles, kus on see Jumal. Nii et tema mõtted olid Jumalaga seotud. Mu issand, kui issand on meiega, mis pärast on see meile kõik tabanud. Ja kus kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud. Eks ole issand meid Egiptusest ära toonud, aga nüüd on issand meid maha jätnud ja Midjani kätte andnud. Ja kujutad ette, siis pöördus issand tema poole. Mitte ingel, enam issand tema poole ütles. Mine selles oma jõus, mis sul on. Ja päästa Iisrael Midjani käest. Tõesti, ma läkitan sind. Ma kujutan ette, et kas see kutse ei olnud meeletu. Aga Gideon kuuletus sellele. Kas tal oli palju eelteadmisi osadusest inglite ja jumalatega? Aga ta kuuletus sellele. Kuidas see toimub? Ma tahan sulle öelda, tead, see lihtsalt toimib. Sest Jumal on Jumal. Ja nüüd see oleneb sinu südamest. Tundub, et Gideoni süda oli mõtetega Jumala juures. Abrahami süda oli mõtetega, ta kohe võttis selle Jumala sõnumi tõe pähe. Mooses, kui ta sai teada oma kutsumisest, läks ja nägi, kuidas tema heebrea mees seal peksti. Ta lõi maha ja peitis liiva alla selle, kes ta astus nagu kohe oma kutsumisse. Kohe löön maha, kohe teen midagi. Nii et tegelikult, miks ta pidi seda tegema? Ma imestan,
ta oli ju seal, ta oleks öelnud, see ei puutu minusse, mina olen siin Vaara kojas, mina olen niisugune hoitud, hellitatud, haritud, mul on õpetatud kõik homileetikat, retoorikat, mida kõike mul on seal õpetatud. Aga miks mina pean nendega, kes on mingid vangid ja orjad, miks ma pean nendega tegelema? Aga tead, ma arvan, see süda on lihtsalt teistsugune. Ma arvan, et võib-olla see süda ei olnud ikkagi ära mürgitatud, nii et tõde ja õigsus oli seal sees. Ja Gideon vastas temale, issand, millega mina Iisraeli, tuli see, mis ma juba ette rääkisin. Kuidas mina, mismoodi mina, kuidas ma hakkama saan. Ja Jumal, tema kees tegelikult Jumala järele, tema südame ja mõistuse hääl otsis juba enne Jumalat. Ennem kui Jumal teda kõnetas. Mooses oli 80-aastane ja ta jooksis, kujutate 80-aastane mees jookseb mägedes lammaste järgi, eks ju. Ja seal, selles kõrbes oli mägesid küll tundub, selle jutu järgi, ja kui sa vaatad neid geograafilist pilti sellest. Ja püüab tallesid, meil 80-aastased on kõik pensionil enamasti. Istuvad rahulikult kodus aga tema kappab ikka mööda mägesid ja äri õitseb, sest äi parseldab siis nende lammastega ja nüüd 2. Moosese 33:18 võtta lahti. Ja mis see siis ütleb? Aga Mooses ütles. Näita siis mulle oma auhiilgust. Vaata, see oli Moosese soov, mida ta tahtis näha. Ta ei tahtnud, kuule, ma tahaks seda lammaste kasumist saada, tead, 50% endale. No võib-olla ta saigi 50, ega ei teagi. Aga seda aru, tal ei olnud üldse mingi, ta tahab Jumalast midagi. Ta igatseb Jumalast. Ma tahangi sulle täna sinu aiamaal kaevata. Tead, need mehed ka igatsesid ja otsisid ja mõtlesid oma südames Jumala peale. Ja kui mida siis üks mees tahab, mida tahab üks mees Mooses, kes on kõigepealt ta tahtis oma kutsumisse astuda, näed, see siis ei olnud nagu see, tema ju ei teadnud, et see ei olnud õige aeg. Tõmbas tead sinna kõrbesse, kasvatas 40 aastaid lambaid ja arvas, et ta kutsumine on ammu maha mängitud. Ja siis tuleb, keegi kõnetab, et kuule, tule nüüd, vii on mu rahvas välja sealt. Aga mida tema isiklikult igatses? Vaat see on see, näita mulle oma auhiilgust. Ja tema vastas, ma lasen sinu ees mööduda kogu oma ilu. Vau, kas niimoodi on kellelegi Jumal rääkinud? Minul on Jumal öelnud, kui me alustasime seda kogudust, et teie ustavuse peale tulevad paljud. Ja see on kõik see sõna. Ta ütles veel, paar asja on veel, aga see on kogu selle asja alus, millega ma olen liikunud siiamaani. See on see tõe pagas, mille peal ma olen kogu olnud. Ja kogudus kaasa arvatud. Seda meie profeteeringut teavad kõik teised koguduste pastorid ka pidevalt tsiteerivad. Kui mina kuskile külla lähen, siis nad ütlevad ikka seda ka veel. Nii, see pole üldse asja tuum, aga ma tahtsin. Nii, nüüd ta tahtis näha issanda auhiilgust. Mis see puutub? Nüüd, vaata kui huvitav on siin see koht, et seal ei öelda sõnadega täpselt välja, mida see Mooses nüüd väga tahtis saada. Aga ta ütleb, et ma tahan näha su auhiilgust. Milles, vaata nagu öeldakse, kõnepruuk, mis meil on kaasaegne kõnepruuk ja kõnepruuk, mis tol ajal oli. Mis sa arvad, Aivo, mis peitub selle sõnumi taga? Ma tahan näha su auhiilgust. Mida sinule ütleb see? Nagu ütleme kaasaegne inimene. Mis sa selle all? Sina mõistad Jumala sõna ka, aga lihtsalt, mida tähendab see? Ma tahan näha Jumal su auhiilgust. Sina mõtled ju ka nii, ma tahan näha Jumal su auhiilgust. Võimsust ja vägev. Jah, just. Lõbi alust nagu pikali. Just, jah, et nagu... Muutu valgus. Ja, näed, et imesid, just täpselt. Ja ma arvan, et see on täiesti omal kohal igatseda ja mõelda selle peale. Kust me neid imesid saame? Ei, meie lähme ikka arsti juurde neid imesid. Lähme maksame perearstile korraliku, mitte perearsti on igaste spetsialistidele, et kiiremini imed kaasa. Lähme ikka seisame järjekorras. Ja arsti juurde ei saa niisama lihtsalt. Eestimaal on see privileeg saada arsti juurde. Sellepärast, et kui sul on mingi spetsialisti juurde vaja minna, siis sa käid ennem 5 korda kõik nurgad läbi
ja lõpuks sa saad spetsialisti juurde ja tead, mis sa spetsialistile, sa ei saa seda imet kohe kätte. Sa annad talle korralikult tappi ka veel selle eest. Aga kui me läheme Jumalat otsima, ma tahan näha su auhiilgust. Aga ma arvan, et Jumal selles olukorras, seal Moosesega, seal on üks imelik asi. Ma lasen sinu ees mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees issanda nime. Läheb väga hästi kokku selle auhiilgusega. Aga miks see auhiilgus, miks ma pean siis kuidagi sinu ilu nägema kõik? Jumal nagu ütleb niimoodi, et ma kuulutan sinu ees issanda nime on eesti keeles. Ma hebre keelt praegu ei tea, aga nii. Ja ma olen armuline, vaata kui huvitav, ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja ma halastan, kelle peale ma halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi näha mu palet. Kes küsis palge nägemist siin üldse? Ta ei küsinud ju, ma tahan su palet näha, eks ju? Ta ütles, ma näha su auhiilgust. Aga mis Jumal räägib mingist palgest? Ta väga sügavalt põhjendab, terve see vastus ongi, et sa ei saa näha mu palet, ma lähen su tagant mööda, sa näed kõike mu ilu, aga seda minu palet sa ei saa näha. Ükski inimene ei või mind näha jääda elama. Ja teate, ma näitan teile ühte kirja kohta veel. Ma olen ise sellest ka nii lummatud, et ma sihukest asja nägin. Ma olen ise ka nii põnev. Et tegelikult Jumal teab vahel, mida me tõesti oma südames igatseme. Et me reaalselt ka igatseme teda. Mitte tema käest, vaid teda, tema isikut, tema olemist. Ja ta mõistab seda. Ja kui Mooses tahtis näha auhiilgust, mida ta reaalselt ütles välja siin piiblis on kirjas, siis Jumal hakkab talle selgitama, miks seda palet ei saa näha. No kas ei ole nagu, kui teil on kukuv, teie suhe on nagu kukuks natuke läinud? Ei. Jumal teadis, mida Mooses tegelikult tahtis. Ta midagi tahtis ja nüüd ma näitan, muide Mooses on küll mees, kellega Jumal, ma võin öelda, on suudelnud. Taate, ma näitan seda piiblist, jah? Nii, lähme. Mitte ainult ei rääkinud temaga, mitte ainult, vaid lausa, aga vaata, ta ütles, et sa ei tohi näha mu palet. Kui sa kellegi inimesega suudled, kas sa näed ta silmi? Ei, täitsa võimatu näha, on ju? Ja ometigi ma leian piiblist, see kirjaga, ma ise nii põnevin. Nii, võta lahti 4. Moosese 12. Et vahest on ikka, ma räägin, et ma olen ju seda raamatut ka ikka natuke lugenud, mitte vähe, võib öelda lausa 35 aastat lugenud ja ikka avastad Ameerikat. Või no mitte just Ameerika on lihtne ammu avastatud. Jumala sõna nii võimas. Nii. Ja nüüd 4. Mooses 12 ja 4. siit. Tegelikult 3. võib ka ära lugeda, aga mees Mooses oli väga alandlikum kõigist inimestest maa peal. Tead sa, mina võin ju öelda, tead Jumal, mina olen tegelikult nii alandlik inimene. Ma olen niisugune leebe ja malbe ja mida ma kõik olen. Ja teised kõrvalt ütlevad, tead Saal, sul on ikka täitsa pilt endal, täitsa viltune. Aga kus te teate, aga võib-olla Jumal ütleb mulle, et Maarika, sa oled kõige alandlikum, eks ole ju. Võib-olla siin Eestimaa peal, see on nüüd suured sõnad, ma saan aru. Aga vaata, ma tahtsin sulle sellega öelda, et Jumala arusaamine asjadest on nii teistmoodi kui meie arusaamine. Me oleme nii inimeste arusaamisega kinni ja nii aheldatud selles nendes kriteeriumitest, mida me inimestena näeme heana, aga Jumal näeb sellest kõigest läbi. Kuule, ma kõnnin siin maa peal ringi, ma kõndisin juba mitu tuhat aastat tagasi. Ma leidsin ühe mehe Moosese, kes igatses minu auhiilgust. Ma otsin Gideoni, kes oli midagi kuulnud minust. Tal ei olnud suhet Jumalaga, aga ta oli kuulnud oma sest too aeg ei olnud sellist suhet, nagu meil on see püha vaim on teiega, eks ole ju. Ei olnud sellist suhet, vaid ta oli kuulnud oma esivanematelt, et teate mis? Niisuguseid võimsaid asju tegi Jumal meiega. Meie Jumal on, see on meie juudi rahva Jumal, täpselt niimoodi ta on öelnud ja ta oligi. Ja nüüd on siin Mooses ja issand ütleb äkitselt Moosesele
ja mitte ainult Moosesele, ütleb Aaronile, Mirjamile, minge teie kolmekesi välja koguduse telgi juurde. Ennem seda on just öelnud, et Mooses on kõige alandlikum. Ja need kolmekesi läksid, siis issand astus alla pilvesambas ja seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit, Mirjamit ja nad mõlemad läksid. Ja ta ütles, kuulge ometi mu sõnu, kui teie prohvet on issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses. Räägin temaga unenäos. Nii et ära tule mulle ütlema, et Jumal ei räägi. Ta ütleb, et tuletame siin uuesti kohe sõna, kui teie prohvet on issanda oma. Nii, kui palju me prohveteid oleme kuulnud? No ikka mõnda oleme kuulnud, eks ole. Nii, ta ütleb, kui see prohvet, see on märk, et on issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, unenägudes. Oleme näinud nägemusi? Oleme. Jumal on meid kinnitanud oma nägemustes. On. Kas me peame veel midagi tahame saada? Kui paljudele, kui me kuuleme teistest, kui paljud pidevalt näevad need nägemusi? Ei näe ju kõik. Aga väga paljud näevad. Tähendab, Jumal on võimeline kinnitama kõiki. Ma olen täitsa veendunud selles, et Jumal kõnetab kõiki, keda ta tahab siis, kui ta tahab. Nii, et ta ütleb, olen armuline selle vastu, kelle vastu ma olen ja helde selle vastu, kelle ma vastu ma olen. Nii, nüüd me jõuame selle finitosse. Nõnda aga ei ole mu sulase kui Moosesega. Tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin, kuidas? Just, ja ilmsi ka veel. Kas sa tead, mis tähendab rääkimine suust suhu? Oled sa kellega vestelnud suust suhu? No see pidi ikka väga... Ma oskan siin ainult öelda, et kuule... No ma väljendus, aga see pidi olema ikka väga lähedane suhe. Ja kui sa ütled nüüd praegu Mooses igatses, siin ei ole välja öeldud, aga Jumal sai aru, et Mooses tahtis õudselt näha tema silmi millegi pärast. Vaata, kui sul on kellegagi suhe, tahaks näha, öeldakse, silmad on hingepeegel. Aga Jumal ütleb, tead, sa ei saa minu silmi näha, sest see pole lihtsalt võimalik, see hävitab su ära. See ei ole võimalik ühele inimesele, kes on lihastel uust. Mina olen su kullakene teinud, sa ei tohi seda näha, aga väga paljud ta nägi, kui ta ütleb, et ta läks üles sinna mäele, siis seal mäel ta nägu hiilgas, nii et Jumala lähedal oli ikka võimsalt temaga. Kuidas see võimalik, et Jumal saab oma võimsust vähendada, et see inimene lihtsalt ei surnud ära, vaid et kuidagi, Jumal on ikka tõesti Jumal. Ja nüüd ta suhtles temaga suust suhu ja ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Tema võib vaadata issanda kuju, mis pärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele. Seal oli probleem selles, et Mooses oli Jumalaga, Jumal andis talle sõnumi, nad pidid kuuletama Moosesele, aga nad ajasid oma jauru, eks? Nii et see tegelikult oli, ja nüüd, kui me läheme siit, ta ütleb, sa ei saa minu palet näha. Ja mul on üks, kohe ma vaatan oma konspekti, et ma kuidagi tõden, kui ma räägin, ma täna kaevan su aiamaal, siis ma tõden, et Jumal teab sinu südame igatsust. Tegelikult ta teab seda. Ja tihti me ütleme, et kas ikka paistab välja, et ma teda igatsen ja kas ta ikka näeb seda ja kuidas ma peaks seda küll talle näitama. Täna hommikul otsustan, et ma seisan niimoodi Jumala ees ja kehin ja ütlen, läsin maale, ma igatsen sind, ma 3 tundi järjest karjun talle, ma igatsen sind. Võib-olla aitab, ma ei tea, võib-olla tõesti. Aga vaata kõige hämmastam, mis mulle nende lugude juures meeldib, Jumal teab meie südant. Kas see on päriselt igatsen või ma igatsen niimoodi? Ma igatsen küll, aga ma tahaks seda ja ma tahan seda ja anna mulle seda ja anna mulle teist. No vajadus, et ta ütleb, et tead ära ole nii väiklane, ma tean, mis sul vaja, ma annan sulle ilma küsimata. Tead, kui minu laps tuleb minu juurde, nii nagu ma siin tõin palvekoosolekul näite, laps tuleb minu juurde, ütleme, mul on juba mõlema kõik nii suured, ütleme, Rutt tuli kunagi minu juurde, emme kuule, sa ju armastad mind, eks? No, palju sa raha tahad? Natuke tahaks voodi minna.
no siis annad talle, eks. Ja tihti me ütleme, oi, kui mina Jumal, Jumal mulle ei anna. Täitsa bullshit, ma ütleks ausalt öeldes. Kuidas me oleme selle Jumala nii ära moonutanud sellega, et kuskilt saatan on meile kogu aeg valetanud. Ei, Jumal ei vasta, sa pead ikka korralikult vingerdama ta ees, et hakkaks sind kuulama. Ta kuulab sind väga hästi. Aga sa ei saa temast teha seda familiaarset nagu asendusisa. Seda sa teha ei saa. Ta on ikkagi Jumal. Ja ma tean, et üks näide ühelt Jumala sunaselt ja tema ütleb niimoodi, et ta oli ikka väga kehva olukord oli materiaalselt. Ja otsib Jumalat ja teenib Jumalat ja tões ja väes ja mida kõike moodi. Ja ta ütleb, ma ei julgen vahest minna teiste pastoritega kokku saamisele, sest et siuke tunne, et ma usun Jumalat küll, aga kõik, mis minu ümber on, täielik kaos. No selles mõttes kaos, et kogu aeg puudus ja laenud ja nii kitsas olukord, et lihtsalt kohe kuidagi pidi ei lähe. Ja siis ta läheb ennem ühte konverentsi, ta teab, et tal on südames Jumala käest minna sinna konverentsile. Nüüd ta sinna konverentsile minemiseks laenab raha, et minna konverentsile. Nii, aga kuna Jumal on andnud talle, minule tuli see nagu selle koroonaga kaasnevalt, et teha ülekandeid, aga temal oli Jumal ammu rääkinud, et ta teeb, interneti teel, see on tema teenistus, et teeks ülekandeid ja õpetusi, mis Jumal talle annab. Ta oli just 5 aastat tagasi omanud tohutut kogemust Jumalaga, nii et ta oli käinud taevas ja nagu me ütleme, kas see oli ebareaalne? Äkki see oli mäng? Ei, ta ütleb, see oli reaalne. Aga see, mis minu reaalses elus juhtus, nagu ei vastanud sellele. Ja nüüd ta hakkas seda sama, mida ta sai seal nägemuses õpetama ka mujale. Ta ütles, kui tihti oli minu sees tohutu vastuolu sellega, mida ma siis Jumalast lugesin, mida ma sain ilmutuse, aga minu ellu ei olnud see veel reaalselt rakendunud. Ja siis vastavalt vahetult ennem seda konverentsi keegi helistab talle, ma ei tea, mingi Püha Maximus oli selle nimi, ma panen suval, seal oli mingi püha, ta ütles, aga mingi, vaata nagu need õige usu kirikus, nendel on ju kõik, nad on need Püha Filimon ja Püha niuksed, mis mingi siuke tegelane. Helistab ja ütleb talle, mis telefoni sa tahad? Oi, bože, mis siis nüüd, et ei tea kohe, mis telefoni. Nii, mis sa tahad siis, seda või teist ja, tal oli mõte, et ta tahab Apple'it saada, eks ole. Ja siis ta pakub mingi numbri ja oi, nii, ma ei jõua seda osta, ma ei jõua seda iialgi osta umbes, isegi kui ma saan seda sootsamalt. Ma ei mäleta neid numbreid, seal on umbes, tema ütles 270, aga see ütles ei, 540. Oi, bože moi, eks ole. ja siis päevake läheb mööda ja see inimene saadab talle pildi. Ütleb, vaata, see on sinu telefon ja minu meelest oli vist paar kraadi veel kõrgem see, ma ei tea, mis neid praegu välja antakse, ma ei oska selle kohta öelda. Aga see on tema tunnistusest, ma räägin. Ja siis ta ütleb, et seal konverentsil ta sai seal oma kingituse kätte ja ta läheb sinna konverentsile ja kui ta seal teistega niimoodi kõik koos on, siis tuleb, keegi profeteerib tema üle ja ütleb niimoodi tema elu kohta. Sa hakkad kogema või sinu juurde hakkab voolama nii dollareid kui eurosid ja neid tuleb 1000. Sa aru, sa oled täielikus puudvat, sa laenad ka selleks, et konverentsile minna, eks? Ja siis ta ütleb, see ei olnud üldse nii, et plaks ja kohe muutus, kuigi ma ei välista, et Jumal võib ka niimoodi tegutseda. Aga tema tunnistus oli, et täna ta annetab nii palju Jumalale, kui palju siis oli tema kogu sissetulek. Nii et vahel kui Jumal hakkab imet tegema, ütleb, kui lihtsalt see kõik tuli. Aga ennem seda me punnitasime, ponnistasime, mis iganes me tegime. Nii et kui ma täna labidaga edasi lahman su aiamaal, siis et ta ei ole, see mees, ma tahtsin seda öelda, see mees ei ole kunagi oma nendes ülekannetes teinud niisugust üleskutset, nagu ma tean, et osad teevad, et annetage selle, kui see on teid õnnistanud, annetage minu meelest igati adekvaatne, igati omal kohal üleskutse, sest ta kuni interneti teel, kui sa seda ütled, kes tahab annetada, kes ei taha, niikuinii ei anneta, eks ole. Nii et, aga tema isegi mitte ei küsinud seda. Niisiis,
Jumal õnnistab ja kui ma mõtlen seda, et tema teenistus ja sellest ajast nüüd ta otsustas, kuna Jumal, ta on täisajalisse teenistusse, nii et temal on 9 jutlust nädalas. Kui mina, kes ma teen võib-olla 1-2 jutlust nädalas, eks, ja ma ütlen, see on omajagu tööd, see ei tule kergelt. See on omajagu lugemist ja palvetamist ja mida kõike. Ja kui keegi teeb 9, siis ma ütlen, see on suur töö. No mul on millega võrrelda, ma arvan, et teiegi olete teinud mõned jutlust, et teate, teil on millega võrreldaks. Et see ei ole mingi niisugune, mis see pastor muudkui räägib, teeb suu lahti, muudkui räägib. Nii, et isiklikud kogemused Jumalaga muudavad sind täiesti kardinaalselt. Aga nüüd jääb küsimus, kui sa saad selle oma isikliku kogemuse, mis sa sellega teed? Piiblis on ka üks näide ühest mehest, kes sai isikliku kogemuse Jumalaga ja kes tegi täiesti vastupidist. Nii et kui ma algselt küsisin teie käest, et kas sa oled valmis kuuletuma pühale vaimule, kui ta kõnetab ja sulle midagi ütleb, siis ja niisugune mees oli Saul, üks negatiivne näide. Nad lähevad oma sulasega, seal teel on ees prohvet ja sulane ütleb siis Saulile niimoodi, kuule Saul, et seal on prohvet, et võta nüüd mingeid kingitusi, kujutate, sulane on targem, aga ta on ju kuningas. Ja mis ütleb Piibel? Piibel ütleb, preestrid, prohvetid, kuningad, neile on antud eriline tarkus ja Jumal on selle nii määranud. Kui su kanal on muidugi avatud, eks. Preestrid, kuningad, prohvetid. Ja nad lähevad prohveti juurde, olles ise kuningas. Kuningal on samamoodi Jumala vaim avatud. Ta läheb prohveti juurde, et küsida prohveti käest nõu. Ma arvan, see on omal kohal, aga ta oleks võinud ka öelda, Jumal, kõneta mind, räägi minuga. Nemad teadsid, tolla ja kuningad teadsid, et Jumal kõnetab neid ka. Aga alandlikkuse printsiip on ka nii, et vahel saadeti prohvetid nende juurde ja kui nad teelt kõrvale kaldusid, siis ka saadeti. Ja nüüd prohvet profeteerib, ütleb, kui sa nüüd siit lahkud, siis tulevad su ellu imed. Ja kujutate, tulebki, Saulil tuleb 2 imet ja siis ta ütleb, et sinu ellu tuleb ümber sündimine, sa saad teiseks, kui sa hakkad suhet Jumalaga edasi ehitama. Aga mida ütleb Saul? Ei, las minule parem räägib prohvet. Ei, minule ei ole, las prohvet räägib. Ei, mina ei taha isiklikult rääkida. Tead, mine tea, mis katsuvused seal kõik tulevad ja las prohvet. Ja ometigi tal oli see avatud uks. Nii et kui ma täna ütlen, et ma kaevan su aiamaal, siis sa võid ka keelduda. Me ütleme, Jumal tuleb, ütleb, ma kõik kuulen. Nagu ma ennem tõin need näited, kõik kuuletusid, eks. Kuidas kuuletasid? Ei tea. Kuidas mina kuuletasin? Kuule, ka ei tea. Otsi tuult välja pärast. See on tõesti hämmastav, kui sa mõtlen. No mismoodi ma oleks võinud ju mööda minna sellest asjast. Nii et Taavet oli aga kuningana täiesti vastand. Tema, sa tead ju, ta ülistas Jumalat, kiitis Jumalat, kõik ütles, kuningas nii ei käitu. Kuule, mina kiidan oma Jumalat ja käitun just nagu ma südames tunnen õigeks. Nii et Taavet pani mööda puust, aga sai ka väga palju pihta. Nii et tihti inimesed otsivad sõnumit, õpetajate, prohvetite, pastorite. Tore, kui sul on niisugune pastor, kes annab sulle adekvaatset Jumala sõna, siis on ka tänu Jumalale selle eest. Aga ma tahan sulle täna öelda, kui ma lahmin su aiamaal nagu nii juba 2 lehte, siis, et Jumal kõnetab igat ühte. Ja me ütleme, oi tead, sinu sõnum, minu sõnum, kuidas need küll kokku lähevad, aga tead lähevad, sest kui Jumal on selle autor, siis need lähevad imeliselt kokku. Lausa sulanduvad kokku ja saavad poweri veel selle taha, sest Jumal teeb oma tööd, ta ütleb, et minu sulaste kõik, tooge oma annik koguduse kotta, et teil oleks kõike siin küllaldaselt. Nii et kui Jumal võtab sult ära nukku, siis ta annab sulle asemele lapse. Kui Jumal võtab sult ära sapika, siis annab sulle Toyota. Mis ta Daatsi asemel annab? Ei tea. Selle, mis iganes ta on Lexuse. Lihtsalt ma mõtlesin enda peale, et see ei ole, ja vaata, kui paljud ütlevad, Jumal andis. Vahel tõesti, keegi tuleb ja kingib sulle auto, aga minule ei kingitud seda Toyotat, vaid ma teenisin nii tänuväärset palka. Ja ma sain oma auto kõik ära makstud ja selle laenu, kuidas ma veel kõik sain ja kuidas see auto, see on ime, mis kõik, see oli minu imede rada, kui ma otsisin seda autot.
aga see oli kõik, me ütleme, oi mis jumala ime see oli, kui sa ise selle ostsid. Aga kõik need eelnevad aastad ma ei suutnud seda ei osta. Ma ei suutnud isegi mõelda selle peale, et niisugust asja osta oma palgast. Aga siis ma sain ja sain ära ka makstud. Nii et kui ma sellest lasteaiaameti töökohalt ära läksin, mul oli juba kõik ammu makstud. Nii siis. Aga nüüd paneme siis selle asjale ka selle ilusa pildi, mida Jumala sõna ja tema olemus siin aiamaal teeb, et milline vaim meile ikkagi on antud. Johannese 16 ja salmist 13. Johannese 16. peatükk ja 13. salm. Niisiis, aga kui tema tõevaim tuleb ja juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest. Kes see tõevaim on? Püha vaim, just täpselt. Saad aru, me panime sealt vanast testamendist lopsati nüüd uude testamenti ja meie, kes me oleme selle uue lepingu rahvas, meil on nii loomulik, et me ei lähe otsima, kuigi ma tean, et on prohvetlik and on koguduses olemas, see on täiesti aktsepteeritav, ma ei eira seda andi, aga ma tahan sulle öelda, et Jumal räägib sinuga ka isiklikult ja ära välista seda ja ära kunagi ütle, Jumal ei räägi, sa paned kanali kinni. Mitte kas sa just kohe esimese korraga, aga ära proovi rääkida seda, mida Jumal ei ole. Vaat seda tahtsin öelda selle lausega, et Jumal ütleb, mina olen rääkiv, kohe jõuame sinna ka. Nii, aga kui tema tõevaim tuleb, juhib teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest. Vaadake, see vaim räägib meiega. Ta ei ole vait, ta räägib see vaim. Mina ei ole seda välja mõelnud, sest ta räägib, vaid ta räägib, mida kuuleb. Ohoo, vaim räägib, vaim kuuleb ja siis ta veel kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Jeesus ütleb, et ta teeb teda niivõrd õnnelikuks, seda Jeesust, sellega, et need sõnumid või teadmised, mida ta meile annab, see tuleb sealt allikast. Kõik, mis on isal, on minu päralt. Sellepärast ma ütlen, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Nii et reaalselt meie vaim räägib meiega, nii nagu vanas testamendis, nii ka uuest, aga nüüd räägib igalt ühelt. Ta ütleb, et isegi sul ei ole vaja, et keegi sind õpetaks. Aga vaata, kui tore, kui me tuleme kokku ja sina räägid oma kogemusest. Mina räägin oma osadusest Jumalaga. Tead, milline rikkus ja missugune julgustus see on. Ma hakkan kindlasti sellel kevadel uuesti aiamaad tegema. Sellepärast, et ma kaevan praegu seal. Miks ma muidu kaevan seal aiamaal? Ma tean, et tuleb uus aasta, tuleb hea külm, tuleb hea lõikus. Ma lihtsalt usun seda. Ma räägin muidugi vaimulikus pildis praegu, eks ole ju. Nii. Tead, me ootame Jumalat selliselt, et kui ta tõesti tuleb, siis me räägime Jumala imedest umbes niimoodi. Tead, see oli minu jaoks nii suur ime. Ja minule ükskord Jumala vaim ütles niimoodi, et sa saad nägema suuri imesid. Ja tegelikult Jumalaga ma olen juba täitsa näinud, tegelikult ma olen ka näinud. No kuule, kui Jumal võtab sinu südame ja paneb täitsa uue südame, mitte vana ja parandatud, ja ma tema reaalselt südames oli nii maha kantud, arstid ütlesid, see kardioloog ütles, et kui järgmine kord teil tuleb järgmine hoog, siis te ei pruugi enam ellu jääda. Nii et see oli minu reaalsus, too hetk. Ja kui Jumal ütleb, ma andsin sulle uue südame, kujutad ette, see on rohkem töötanud, kui mu vana süda töötas. Vana süda sai läbi 30 aastaga, aga minu uus süda on juba varsti 35 aastat. Ja see, ma ütlen, kuidas siis ma ei ole imes, see on suur ime ju. Aga Jumal ütles mulle, Marika, sa ei ole õieti mitte midagi veel näinud. Ma ei tea, mida me siis kõik veel nägema hakkame. Ausõna. Aga ma ei ela mitte sellepärast, et nüüd neid imesid näha, vaid ma tahan Jumal sinuga suhelda. Ma tahan sinuga vestelda. Ma tahan isiklikult seda suhet sinuga. Saad aru, kui ma olen aru saanud elus, mul võib mis asju olla. Noh, nüüd ka, kui ma olen siin ühte tuttavat aidanud ja tema korterist asju välja vedanud. Teate, kui palju ma olen kulpe saanud, teate, kui palju ma olen kahvleid saanud. Mis ma teen nendega? Mul on paabik nendest kahvlitest ja lusikatest ja kaussidest.
mul ei ole mitte midagi nendega teha, ma võin killustikku nendest teha. No ei, me oleme toonud, saad aru, et need on inimeluks vajalikud asjad, aga nagu saad aru, kui sa ütled, kas oi, näe, kui ilus asi, tead, terve elu igatsesin seda supikulpi. No ei ole ju niimoodi, eks? Ei ole just. Niisiis, kui ta ütles 1. Johannese 2.27, ma tahan, et me loeksime seda. Võta lahti 1. Johannese raamat, mitte ilmutus, vaid 1. Johannese ja 2.27. 2.27. Nüüd on järgmine lahmatan teile järgmise asjaga. 1. Johannese 2. Ja erituimastele veel parandama. Ja 1. Johannese 2.27. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt. Saad aru, kõigepealt me räägime siin, vaim räägib meile, õpetab, sellel vaimul on ka üks võidmine. Ja nüüd ma hüppan tagasi korraks sinna, teate, prohvet Eeliat, tuleb teile meelde. Ta terve aeg rääkis Elisale, kui sa näed mind siit maa pealt ära minemat ja kui sa näed, et ma su kohal tõusen. Ja muideks, mitte ainult üksinda, prohvet Elisa ei kõndinud tema järel. Piibel räägib, seal oli 50 teist prohvetit veel, kes kõndisid ja kõigil oli see meeles ja kõik taagutasid selle Elisale. Kui sa näed, siis sa saad. Ja siis ütleb Eelia, tead, mina lähen nüüd sinna Peetelisse, aga sina jää siia. Aga mina lähen sinna, ma kriipsutasin alla need kohad, kus ta jälle, aga nüüd ma lähen sinna Samaariasse, aga sina jää siia. Ei jää, mina maha, mina olen suga kaasas, mina olen nagu puuk küljes, mina ei jäta sind maha. Sest tal oli üks. Temal oli vaat see, mille kohta ta ütles. Kui sa nüüd näed, et mind tõstetakse ülesse, siis küsi, mida sa iganes tahad. Ja ta küsis topeltvõidmist ja ta sai selle topeltvõidmise. Ja paljud teisi prohveteid oli ta kõrval. Aga nüüd keegi oli südamelt väga kirglik. Ja seal on üks koht selles, kui ta ütleb, et ja Eeli mantel. No Eeli, sa oled ikka nii lohakas. Jumal tuleb sulle järgi vankritega ja sina nüüd lased, oleks ikka nööriga võinud kinni siduda selle mantli. Eks ju? Ta ütleb, et mantel libises maha Elisa kätte kohe. Ja selle sama mantliga, kui ennem lõi Eelia selle Jordani jää pooleks, siis pärast, kuna natuke oli neid lähedasi juudi poisse seal temaga kaas, ta pidi tagasi minema Jordanist tagasi, ta võttis selle sama mantli ja lõi uuesti Jordani vee pooleks. Ja kui sa mõtled, me mõtleme, oi, tead, kogemata libises ära. Nüüd see võidmine on natuke see nagu võrdpilt sellest mantlist. Seda mantlit ma tõin siia selle pärast. Ja nüüd, kui ta siin ütleb, et aga võidmine, mille te olete saanud temalt püsib, ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nii, nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, vaat see on tõde, see ei ole vale. Ja nii, nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige selles Kristuses. Ja 28. salm võiks ka lugeda, see on ka nii ilus. Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses. Ja kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus, mitte häbi tema ees. Vaata, see on üks kirjakoht, mille peale ma võin öelda, et ma kohe tundsin seda tunnet oma sees. Ja ma tundsin seda umbes niimoodi, ma proovin seda selgitada tunnet, et ma mõtlesin, kujutad ette, ma olen Jumalat teeninud nüüd või Jumalaga koos käinud 35 aastat. Ma olen ju seda raamatut ikkagi lugenud, eks. Ja ma ei ole seal nii paljud veel mõistnud, ma ikka veel, kogu aeg veel ma midagi avastan. Ja siis ma mõtlesin, et kui see, mida ma kõik olen omanud siiani ja nüüd lapsed, püsige Kristuses. Ja kui tema saab avalikuks, saad aru, Jumal räägib, ma tulen oma auga, ma tulen oma imedega, ma tulen oma tunnustähtedega, ma tulen oma pruutkogudusele järele. Et kui ta tuleb, et me oleksime julged. Me oleksime julged, mitte et me läheksime tema ette häbiga. Julgus, tead millest su julgus tuleb? See tuleb su südame aususest. See tuleb sellest samast siirast südamest, mis oli Gideonil, Moosesel, Abrahamil, Paulusel. Kui ta ennem hordide viisi tappis kristlasi,
siis nüüd ta igal pool rääkis, ma olin patune, aga nüüd ma tean, keda ma teenin. Ja see oli südame muutumine, see ei olnud ainult tegu muutus, eks. Terve süda muutus, terve suhtumine. Niisiis, sõna räägib ühte ja me räägime siin reaalses elus, kui me kristlastena oleme. Just kui see, mida sõna meile räägib, ei ole täpselt tõeks saanud meie eludes. Mina tunnen küll, kõik küll ei ole tõeks saanud, eks. Nii et meil on kuhu poole püüelda. Nii et tead, kui tore on mõelda seda, et kui minu lapsed tulevad minuga rääkima, see nagu julgustab mind. Nüüd ma olen selle kaevamise hanguga sinu aiamaal. Osad on labidaga, osad on see kaevamise, vaata, millel on need vahed. See, ma olen sellega praegu. Ja kaevan ja ma ütlen, tead, kui minu laps tuleb minu käest midagi küsima, isegi praegu minu poeg, kes on suur mees, oma perekond ja kõik, ta tuleb minuga, ema, ma tahan suga rääkida. Tead, ma lähen talle juba 5 sammu vastu. Ja kui ta hakkab minuga rääkima, siis minu poeg ei tule küünarnukkide peale, põlvede peal vingerdades. Ema, kuule mind, ema, ma tahan suga rääkida. Ei ole ju nii. Aga miks me arvame, et meie Jumal on selline? Kust me oleme selle võttud? Ma tean küll, kus saatan ju valetab meil. Ei, ta ei kuule siin. Tead, sa oled, teised on ikka tublid Kristus, vaat sa ikka ei ole mitte midagi. Tead, kui ma midagi ei ole, siis Jumal on pidanud mind vääriliseks enese juurde kutsuda ja ma olen tema poeg ja see on minu prioriteet ja igaühel on kutsumine ja ma pean seda sõnast teadma ja see kuulub mulle ja Jumala sõna kuulub mulle ja Jumala kõnetus kuulub mulle ja ma ei luba enam sellel raipel valetada oma ellu. Tead, lähed koju. Kuulsid nii võimas sõna Jumala käest, lähed koju. Siit valutab, sealt valutab. No kus siis see püha Jumal on alles, oli nii suur Jumala lähedal olu. Kõik valud olid kadunud. Teate, kes tegutseb su elus? Ta saab sulle tuua valutunde, ma tean seda. Ma tean seda sellest aspektist lähtuvalt, et kui Jumal tegi mu südame terveks, siis 5 aasta pärast tuli mul täpselt sama valuhoog tagasi nagu siis, kui ma olin haige. Mul abikaasa kutsus tihti kiirabi öösel, millega pärast süda valutab alati öösiti. Ja naabrid, minul endal toaeg, vaat ei olnud igal peres telefoni, praegu on igal lapsel telefon. Siis ei olnud igas pereski telefoni ja ta läks alati sinna all naabrite juurde helistama kiirabi. Ja kujutad ette, kui Jumal on täiesti terveks teinud, läheb 5 aastat mööda ja siis tuleb siuke valulahmakas ja siis mina mõtlen, teate, kuidas üks inimene mõtleb, ise hoian südame nurgast kinni ja mõtlen, no siis ma täpselt sellist häält tegin ja siis kui Jumal tegi Jumal tegi mu südame terveks ja 5 aastat pidas vastu, eks ma valun Jumala käest uut südant. Ja tead, siis tuleb äkki tarkuse sõna. Jumal ütles mulle tookord, kui terveks tegi. Ma ei andnud sulle vana ja parandatud südant, ma andsin sulle täiesti terve südame. Ja see oli tarkuse sõna, mis tuli mulle siis. Ja nii nagu see tuli, plaks, oli see valu läinud. Nii et Raibe suudab meile valusid tekitada. Nii et tead, ma soovitan sulle, kui need valud tulevad ja mina olen ka oma põlved ise ära kulutanud, aga mina tean, et Jumal on taevas tagavarosas, ta võib mul anda neid ja mina ei jää sinna peale seisma oma süütunde peale, oi ma ise kulutasin ära oma ülekaaluga, no ja mis siis, aga mul on Jumal, ma küsin ikka. Ma ei pea selleks küünarnukkide peal roomama, ma räägin oma isaga, tead, mul on hädasti vaja. Tead, ma ise julgustan ennast täna praegu. Ja kas ma siis seejuures lähen nii religioosseks, tihti, et me teeme neid toiminguid, enne sööki palvetame ja öösel magame palvetame ja siis paastume, et kas meil üldse seda ei teegi? Tead, ma teen kõike seda ja rohkem ka veel, kui vaja on. Jah, teen. Jah, õnnistan oma toitu, sest Jumala sõna ütleb, õnnistage. Jah, palvetage verekaitset oma lastele. Jah, ma teen seda kõike. Ja rohkem ka veel ja kiiremini ja topelt veel teen. Ma teen kõik, mida ma oskan teha. Jumal ütleb, tehke kõike, mida te oskate teha. Ja siis oodake rahus Jumala ees. Kui sa oled kõik ära teinud sellel päeval, mida sa tead teha, nii, siis seesama elav ohver, me allume Jumalale. Kristus on koguduse pea, meie koguduse pea on ka Jeesus Kristus. Nii et kui tookord kogudus laiali pillutati, siis ta läks kogu maailma ja hoopis paljunes. Nii et kui tihti
meie vaated või meie arusaamine on Jumala omast nii teistmoodi. Aamen. Nüüd ma olen su aiamaa ära kaevanud, nüüd ole kena ja hakka peenraid tegema. Jeesuse nimel, isa, ma õnnistan igat ühte, kes seda sõna praegu kuulis ja kes seda kuuleb järele ja ma lihtsalt tänan sind, et üle minu sõnade Jumal sinu vaim räägib, sest siin me oleme täna, ütleme, issand, vaata meie südamed läbi. Issand, katsu meie suhtumised läbi. Ma ei taha olla silmakirjalik sinu ees. Ma ei taha olla teeskleja. Ma tahan sind, Jumal. Ma tahan sinuga suhet ja ilmuta mulle kohe, kui saatan on jälle midagi valetanud meile ja pannud kahtluse alla. Issand, ilmuta mulle ja ma tänan sind selle eest, et sa kuuled meie